see sessioon läheb väga tihedalt kokku selle eelmisega ja eelmistega. See on 4. selles sarjas ja me lõpetasime uurides ja vaadates laul 2, mis oli nagu fundamendiks algkoguduse ainuke aken nende palvekoosolekule ja kõige esimene asi päevakorras oli, et tegeleda ühe ulaka, nagu lihtsalt ühe juhiga, kes rõhus ja oma seadusloomega üritas nagu halba teha kogudusele ja me näeme, Jumal andis talle aega isegi palveks või et meeleparanduseks, aga me näeme, et ta lihtsalt ei võtnud seda ja ta jäi ülbeks ja mõni aasta läks mööda ja siis me näeme 12. peatükis väga huvitav lõik, kus see ütleb, et ta ka oraatorlikult tegi väga kõne ja inimesed ütles, et see ei ole inimeste hääl, see on Jumala hääl ja ta võttis au endale, vaata, oligi päris hea kõne, oligi hea kõne ja ingel lõi teda, Piibel ütleb seal 12 peatükk lõpp ja ussid sõid ta ära. Nüüd, väga huvitav asi sellepärast, et sa näed ka, inglite tegu võib mõjutada nagu füüsilisi asju, ingel lööb, ussid sõid, aga see on väga huvitav, aga tal oli aega meeleparanduseks, ta ei tahtnud seda võtta, ta ei kasutanud seda ja Jumal eemaldas ühte korja juhti ja andis rahu. Jeruusalemmas oli siis rahu nagu mõni aeg ja kui ma ütlen mõni aeg, see ei olnud nagu igavesti, sest et jälle, kui Jumala rahvas, kui me näeme seal Mooses palus ja see oli Amalekitide vastu sõda ja kui Moosese käed olid ülal, siis iisraellased võitsid selles sõjas. See oli kohe peale, kui nad läksid üle Punamere ja siis aga ajapikku see nagu ta käed väsisid ja kui käed langesid, siis Amalekidid hakkasid võitma jälle. Seal tuli üks selline nagu shift toimus siis selles hoos sõjaväe, mis moodi võttis ilmet. Ja siis lõpuks tuli Aaron ja Hör ja nad tõstsid Moosese käed püsti ja siis Jumala rahvas jälle võitis. See on eeltähenduslik pilt sellest, kuidas eespalvetajad tulevad palvetada ja juhid tulevad hoida nagu esikohal, et rahvas võiks siis mitte ainult palve ise, aga et rahvas võiks toetada seda palve liikumist ja mis juht siis teeb. Nüüd, kui me vaatame siis Lähme nüüd tagasi. Ma arvan, et see laul 2, lugege seda ise läbi, sellepärast, et see on väga huvitav asi ja ta ütleb, see on üks hoiatus juhtidele seal, et nad peavad väga alandlikud käima ümber Jumala ja ka tema rahva. Aga nüüd, Mattius 16, lähme sinna, sest et me rääkisime, et Jumal tahab ikkagi, et tema rahvas on võidupinnal ja aluseks nüüd ka kui kogudus. Jumal ütles midagi väga huvitavat siin. Ja võib-olla mööda minnes me läheme 16. peatükki Mattuse evangeeliumis, aga kui sa lähed 16. oleneb, kus sa alustasid, võib-olla sa leiad ennast, sa läbid 13. peatükki ja korraks vaatame ühte salmi siin ja see on salm 33. Väga selline, paistab nagu väga selline rahulik tähenemissõna ja pilt, meenutab mingit vanaema oma köögiakna juures, päike paistab sisse, seal lillepott on seal aknalaual kenasti ja ta hakkab siis leiba siis nagu küpsetama seal ja hästi rahulik pilt, aga tegelikult see pilt on üks selline sojakam, vägivaldsem, võimsam pilt terves Piiblis ometigi. Ja nii kuidagi nagu selline sleeper, me ütleme inglise keeles, see kohe nagu see paistab nii rahulik, et sa ei saa aru, et missugune nagu vägivaldsus, heas mõttes vägivaldsus peitub selle asja sees. Kui ma räägin vägivaldsust, ma ei räägi kurjast vägivaldsusest, ma räägin sellest, et Jumala vägi ja kuningriik on nii võimas, et ükski kuratlik, teemonlik jõud ei suuda selle vastu seista, see lihtsalt murrab sellest läbi nagu tank. Ja sa pead aru saama sellest. Ja vaata, mis ütleb siin. Teise tähenemissõna ta rääkis neile, salm 33. Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas 3 vakka jahu sekka, kuni kõik
läks hapnema. See haputaigen, see lihtsalt läks, et penetrated. Lihtsalt läbi selle terve taina, kuni kõik oli hapendatud. Ja ometigi see on tähendus sõna, see on pilt Jumala kuningriigist. Jeesaja 9 ütleb, et Jumala valitsuse laienemise kohta ei olegi lõppu. Ja see on tähtis. Kui me räägime Jumala riigist, me räägime valitsusest, me räägime ehtsast valitsusest. Ja seal on ka justiitsosakond, aga see ei ole korrupeerunud, seal ei ole alamkohtud või ülemkohtud, mis on ära ostetud, need on puhtad, need on õiglased ja asi toimib nagu peab. Aga Jumal, ta toob õiglust maa peale. Ja just isegi enne, kui me vaatame Mattius 16, just enne, kui me vaatame seda korraks, lähme sinna, me mainisime seda eelmine kord ja see on Luuka 18, sest et see ongi antud meile kui üks palve selline strateegia, lõpuaja palvestrateegia. Keegi küsib, mida me võiksime paluda lõpuajal? Alati sa võid paluda töötegijaid. Need töötegijaid on palju. Mõned on isegi koorese võidmisega, nad ei ole isegi päästetud inimesed, aga Jumal äratab nad, et olla oluline propageerija teatud asjadest või üks oluline mutruvõti käigukastis, nagu kurjuse käigukastis tähendab, ja nad lihtsalt takistavad ja blokeerivad seda, mis kurat tahab esile tuua. Neid töötegijaid on palju. Ja koores, olles üks selline Pärsia päritoluga mees, ta ei olnud selline võib-olla kõige moraalsem semu. Ta oli võib-olla nagu selline, kes on igasugustes nagu valede religioonide sees, oli hästi palju seda babylonlikut mysticism või see nagu valeusk oli selle asja sees, okultism ja nii edasi. Ja sellise taustaga, aga ta leidis üks inimene, kes tegelikult tahtis head teha. Ta oli süsteemi sees, võib-olla nagu paraku leidis ennast süsteemi sees, aga Jumal tahtis midagi head sellest inimesest teha. Mõni võib-olla vaatab seda saadet ja võib-olla sa oled ise poliitik, võib-olla sa oled ja sa oled süsteemi hamasrataste sees, sa tahaks kuidagi välja tulla, sa lihtsalt ei tea kuidas, sest et ähvardused on, kes kaotab töökoha, kes on hoiatatud, et me teame täpselt, kus te lapselapsed elate või elavad, tähendab, sa pead aru saama, et kui sinul on õigluse tahe, see on üks tõestav märk, et Jumal on sind sihtinud välja, et midagi teha praegusel ajal. Eelkõige see tuleks usu juurde ise ka ja leiaks Jumalat, aga see on tõsi taga, see on üks selline näide, et Jumal on ka sihtinud sind välja, et midagi head teha ühiskonnas ja sa oled elamas ka. Siin ka on vaja, nagu me rääkisime varem eelnevates saatetes, et sina oled ka sündinud just selleks ajaks. Sa oleks saanud sündida kergel ajal, aga sa sündisid just nüüd, kus me oleme võib-olla kõige kriitilisemas risttee ja teelahmel, kui oleme kunagi, kus tsivilisatsioon olnud. Mitte lihtsalt kui üksik riik kuskil, vaid terve tsivilisatsioon. See on väga-väga tähtis aeg nii paljudes aspektides. Aga Luuka 18, see ütleb Jeesus ütles neile tähenemissõnad, aga ta ütles neile tähenemissõna selleks, et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. See on jälle palve. Sa võid paluda töötegijaid, sa võid paluda appi Jumala käest. Sest et Jumal jälle, kui sa saad tema kõrva, kui tema rahvas on appi teda palunud, siiralt appi tema palunud, usus appi teda palunud, ta tuleb vastu. Ja kui Jumal astub sõtta, ta ei astu sõtta, et kaotada. Ta teeb asja ära. Plats puhtaks ja vähemalt vabastab oma rahvast ja vastavalt, mis nad usuvad ja jõuavad uskuda, ta võib hulga üle selle veel teha, nagu me oleme näinud koguduse ajaloo vältel ja geopoliitiliselt, kus Jumala rahvas on tõusnud väga rasketes olukordades, nad on pööranud olukorra ringi olulisel viisil. Nüüd, et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. Ja ta ütles, ühes linnas oli kohtunik ja ta ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine, see tuli ta juurde ja ütles, kaitse mu õigus mu vastase vastu. Ja kaua aega ta ei tahtnud. Kuid pärast ta mõtles iseeneses, ehk ma küll Jumalat ei karda ja inimesed ei häbene. Siis ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale õiguse, et ta viimaks ei tuleks ja mulle näkku ei lööks. Siis ütles issand,
kuulge, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal, tähendab õiglane kohtunik siis, ei peaks muretsema õigust oma äravalitule, kes tema poole kisendavad ööd ja päevad. Mõni küsib, miks pärast ei ole nii nobedasti või kiiresti toimunud veel? Ta juba vastas, Jeesus ise vastas su küsimusele. Kisendavad ööd ja päevad. Seal ei oleks selline karje, mis on nii laialt tulnud ööd ja päevad veel, aga ma usun, et praegusel ajal see on juba alanud. Mõnes kohas see on tõsiselt alanud juba ja Jumal on vastamas juba. Seal on väga palju häid asju toimumas juba ja Jumal tahab, et see asi läheb ja täis tulemus tuleb esile ja Eesti saab ka näha kõik, mis Jumal tahab tuua siia. See ütleb siis nii, et kas ta peaks viivitama neid aidates. See viivitamine lõpeb, kui see karje on ööd ja päevad. Ta näitab seda siin ja ma ütlen teile, küll ta peatselt muretseb neile õiguse. Siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt. Usku maa pealt. Mitte usk, et saada uue auto või uue maja, uue diivani. Usk, et tuleks õiglus, justice. Seal on üks kogudus seal Texasis, kus me paralt elame praegu, et nende kolmapäevane koosolek on Justice Night. Õigluse õhtu, ma ütlen, halleluja. Nad on tabanud ühte asja, mis tegelikult, sest et see järgmine Jumala liikumine sisaldab seda elemente tugevasti, sest kui me palume, et Jumala riik või valitsus tuleks, see tähendab, et see järgmine suur liikumine, see hõlmab väga tugevasti seda aspekti ja see tähendab ka, et see õiglus ja kõik, mis Jumala riik, nagu mis need iseloomujooned on, need protokolli elemendid, need kõik tulevad kohale. Ja see on väga vahva ja see on teise päeva teema, aga läheme nüüd ja vaatame 16 peatükk Mattuse evangeeliumis, sest et meil ei ole aega kõiki asju käsitleda siin ühe korraga, aga need asjad on väga-väga tähtsad. Nüüd, Mattius 16 ja salm 18 alustame siin ja mina ütlen sulle ka, sina oled Peetrus ja sellele kaljule, nüüd kalju pole Peetrus tegelikult, kalju on tegelikult see ilmutus, mis tuli Peetruse suust. Jumal ei hakka inimese peale rajama igavesest fundamenti. See on ikkagi Jumala sõna on see fundament ja Jumala ilmutus on see fundament. Keegi küsib, mis ilmutus? Konkreetselt see, et Jeesus on issand. Konkreetselt see, et tema sõna paneb asja paika, et tema on kuningas. Ühe sõnaga see on üks alluv hoiak Jeesusele. Ühe sõnaga, teise sõnu, Jeesus on issand, mina allun temale. Nüüd, sulgudes mõtlesin praegu, kui humanism algas. Humanism ei alanud see nõnda nimetatud Age of Enlightenment siin 17 ja 18 nagu 17 sajandites ja 18 või 19 sajandis. See ei alganud siis, see oli juba tegelikult, kus see uputus tuli. Sest et inimesed ei tahtnud kuulda, mis Jumal tahtis. Nad tegid, mis nemad tahtsid, põhjuste eesmärkide alusel, mis nemad tahtsid. Ja me nägime, et see läks natukene uuele tasandile, kui nad hakkasid Paabeli torni ehitama ja tehku meid enestele nimed ja et las see torn tõusku taevasse. Neil oli ambitsioon ja Jumal ei olnud osa sellest. Nii 6. peatükis selle nagu uputusega, mis muide iga teine religioon, mis eksisteeris nagu varasemad religioonid ja need rahvahõimud ja kes kõik, nad kõik rääkisid uputusest, keegi saab vaielda selle vastu. Aga Paabeli torn, nad samamoodi, see on humanism ja mis Jumal tegi, ta ajas need laiali. Ma tean, et seal on mõned poliitikud praegu, nad näevad ennast kui humanismi edasi viijad, nad näevad ennast kui Paabeli torni ehitajad. Jumal ajab neid laiali ka. Ja ta suudab seda teha, tahab seda teha ja kui me ütleme aamen selle kohta, see on tehtud tehing. Võtab see aasta, võtab see 2, võtab see mis, aga see asi läheb sinna poole, Jumala tahe teostub, nii see läheb. Nüüd, aga kui me vaatame siin salm 18 veel ja selle kaljul ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad või põrgu väravad siis
ei võida seda, paljud tõlged võib-olla väljendab seda asja rohkem niiviisi, et põrguväravad ei suuda seista sellele vastu. Nad ei jõua hoida, nad ei suuda seista sellele vastu. Nad on armetud seisma selle vastu. Ja see läheb isegi kogu Piibli ilmutusega paremini kokku, nii nagu see haputaigna lugu, mis meil see tähendamissõna Mattius 13:33, sest et midagi ei suuda, see on nii see on agressiivne. Jumala riigi edasiminek on agressiivne, ta ei ole passiivne, ta läheb, ta laieneb ja ta läheb ja miski ei suuda selle vastu seista. Sellepärast ka, kui see räägib, et Jumal võiab meid ja Jesaja kirjas ütleb, et ta võiab meid, et määrata ja mõista tema kohut ja et me viime selle lahingu vaenlase värava äärde. Ja läbi Piibli me näeme, et kuidas Jumal tahtis omadele anda oma vaenlaste väravad. Mis värav on? Värav on valitsuse koht. Värav on, ta ei ole lihtsalt nagu värav, mis seisab lehma ees, üks on puidust tehtud, seal on raudvärav, siis seal on nagu mingisugune nagu võrevärav. See ei ole see. Värav jahta hoiab teatud asju sisse, teised asjad väljaspoolt ei lase sisse, aga värav Piibli kontekstis on ikkagi valitsuspunkt. Sellepärast, kui see ütleb, et mehed istuvad väravas ja räägivad, ma mäletan, üks inimene küsis mu käest, et kuule, kas nad on nii laisad, et naised teevad tööd ja naisel on nagu 5 töökohta ja mehed muudkui lihtsalt kaagutavad seal värava ääres. Ei, see ei ole see on üks valitsev tegu. So, kui see ütleb siin, et taevariigi et see vaenlane, surmavala väravad ei suuda hoida tagasi see edasiminek, mis on Jumala rahvas. Ja see läheb edasi salm 19. Ma annan sinule taevariigi võtmed ja mis sa maa peal seod või keelad, see on taevas seotud ja mis sa maa peal lahti päästad või lubad, see on taevas lahti päästetud. See ei ole ainult üks palve liik, see on tegelikult üks terve nagu moodus ja et see näitab väga lihtsalt, et me oleme vastutavad. Ja just enne, kui ma räägin see sõna kogudus ja mis see täpselt tähendab, see on kreeka sõna ekklesia. Mäletan üks lugu, Van Hagen rääkis aastaid tagasi, kus Jeesus hakkas tema kõnetama peale selle nagu suure skandaali, mis toimus Ameerikas, Ameerika valitsuses 73 aasta. Ja siis Jeesus adresseeris seda, sest ta ilmus temale ja hakkas rääkima ja ta oli piisavalt karm. Ta ütles nagu üsna karm selles loos. Ta ütles, et ma hoian kristlased sinu riigis, ta väljendas, sinu riigis vastutavana selle ees, mis toimus siin, sest et nad ei palunud eelkõigest kõikide ja riigi ja valitsuste eest, nagu 1. Timoteoses 2 jälle. Ja siis, mis toimus, ta läks edasi, ütles, et kui rahvas sinu riigis, kui kristlased sinu riigis oleks palunud nii, nad oleksid saanud siduda need vaimud, mis ässitasid ja pöörasid selle situatsiooni, et minna seda suuna, nagu see läks. Ja siis ta ütles ka, et seal on 3 asja veel tulemas sinu riigi poole. Ja nagu ta nägi visioon konnades, nii nagu on ilmutus 16, väga sama pilt tegelikult. Ja Jeesus seletas, et siin tuleb sotsiaalne rahutus, tuleb majanduslik üks tõsine situatsioon, mitte depressioon, aga natukene mahedam, aga siiski piisavalt tõsine. Ja tuleb ka mõrvakatse sinu presidendi vastu. Ja sa võid kõik 3 peatada eespalvega. Nüüd, see palve on nii vägev, see on nii mõjurikas, sest et kui see räägib, et siin, et ma ehitan oma kogudus ja mis kogudus see on? See on ikkagi palvekoda, sest kui Jeesus ta puhastas templit, mis agressiivsusega ta puhastas templit, ajas tuvimüüjad pingid ümber ja tolm ja suled lendasid igal pool, ta ei lasknud inimesi sisse ja ka läbi käia sealt. See on päris vägivaldne olukord, sa võiks vaadata Markus 11 ja ka Mattiuse evangeeliumiski. Sa näed, et see on väga agressiivne. Ta füüsiliselt takistas teatud inimese sisse tulemas ja ka müümas ja asju tegemas, lükkas laua, toolid ümber, suled lendasid ja lihtsalt ja raha veeres siia sinna. See on väga hämmas. Siis ta ütles, et sa teed minu isa koja röövli auguks. Aga see rööv ei olnud
et vaata nagu tuimüüjad, nad võtsid nagu liiga palju raha nagu lindude eest. See polnud asi. Nad kaaperdasid Jumala eesmärk templihooneks. Ja sest Jeesus väljendas, et minu isa koja, see peab olema palvekoda. Ja vaata siin, kui ta ehitab ühte koda, ta ehitab see vaimulik koda. Efeslaste 2 ütleb, et see on üks vaimulik koda, kus ta tahab sisse nagu tulla oma auhiilgusega. Ta tahab resideeruda oma rahva keskel. See on tulemas ka ja ta toob need elavad kivid kokku, et moodustada seda templit. Aga siin jälle, mis see sõna, mis on tõlgitud kogudus? See on see kreeka sõna eklesia. Väga kummaline sõna. Ja kui sa vaatad kreeka teksti, eklesia, ja selle sama eklesia kaudu sa näed, et Jumal siis teeb teatavaks, nagu ütleb peatükk 3, salm 10, Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu, eklesia kaudu, taevalistele valitsustele ja võimudele. Ühesõnaga need vaimsed olendid, mis mõjutavad antud piirkonda ja sfääre, et ta mõjutab seda ja tegelikult see läheks kokku isegi esimese Timoteosega, sest et kuidas muidu tuleks sellist olukorda, et me võiksime kõiges rahuliku elu elada, kõiges Jumala kartuses ja aususes. Vaata, sul on vaja tõsist vaimulikku lööki. Inimene ei suuda lihtsalt luuaga pühkida mingisugust ala ja territooriumit ja riiki ja rahvuse või manner nagu puhtaks, et selline või linn või asula, et toimuks see tulemus. See on juba vaimselt on midagi toimunud ja see toimub läbi palve. Sest jälle, mis me seome, see on palve, mis me lahti päästme, see on palves ja see on palvekoda, kus ütleb nii, et surmaväravad ei seisa, nad on armetud seisma selle vastu. Aga mis see eklesia siis on lõpuks? Jüngrid oleks kuulnud seda ja oleks mõelnud, et huvitav asi küll, huvitav asi, et sukke nimi, miks sa seda kasutad? See ei olnud tundmatu nimi. See oli lihtsalt religiooses sfääris väga tundmatu. Ja teoloogid tänapäeval väga sageli lihtsalt defineerivad seda kui üks nagu called out ones või nagu kutsutud kogu, välja kutsutud kogu. Aga see jääb väga kahvatuks ja see on nüri. Sellepärast, et ta ei ole üks sõna, mis on vaja defineerida, see on üks nimi. Ja see nimi tegelikult see leidis aset Kreeka linnriikide nagu valitsev tööorgan, nagu nende kongress või parlament. Ja edaspidiselt roomlased kasutasid seda ka täpselt samad asjaks, aga lisada ka siis see aspekt, et see ka oli vastutav jüngerluse eest. Nad inimesed, kes läksid tiimides välja ja nad hakkasid õpetama roomlased, kuidas olla nagu head roomlased nii-öelda, nagu head kodanikud ja kaasasüsteemiga minna. Ja see on huvitav, sest me oleme, vaata korraks üks mõte, me oleme patriootlikud inimesed, aga me ei lähe kaasa babylonlikkuse süsteemidega, mis tahavad riisuda, pillutada ja tappa ja nagu kurat, see ütleb tema kohta Johannes 10:10, ta ei tulnud muu pärast, kui varastama, tapma ja hukata. So kõik see, mis on babylonlikkuse süsteemis, ilmutuse raamat ütleb lõpupool, Babylon langeb, aga see ei ole üks füüsiline Babylon, sest kui sa vaatad need profeteeringud ka Jeremia raamatus, Jeesaja raamatus, ilmutuse raamatus, see on selgelt, see räägib ühest vaimsest. See babylonlik vaim eksisteeris enne, kui füüsiline Babylon tekkis, aga see iseloomustas seda nii tublisti, et nüüd see on kutsutud seda, aga kui see vaimne komponent veel kerkib samalaadselt, sest et see on vaimusfääris olemas, vaata, kuri juht võib surra, aga see vaim, mis ajas teda, elab edasi, leiab teist astjad kuskil. Sama asi ka riigi kohta. So, kui see räägib ilmutuse raamat 14 kuni 19, see räägib sellest nii pikalt, see terve ilmutuse raamat peaaegu nagu suur osa sellest, massiivne jupp sellest räägib Babyloni langusest. Ja tegelikult, sest et see maailmasüsteem, ta kannatab ja ta lõpuks saab võidu. Isegi selle keskel, seal on inimesed, kes võitsid üle metsalise, tema metsalise nime, metsalise märgi ja selle antikristuse süsteemi. Nad ei jooksnud lihtsalt oma tunipurkidega seal kuskil
koopa, nad ei leidnud mingisuguse seal Vaikse mere saare, mis ei olnud isegi maakaarde peal, et olla seal kuskil Poloneesius, seal kuskil vaikselt kokospähklite ja banaani ja ananasside salatite kallal nagu päev otsa. See ütles, et nad võitsid üle selle süsteemi, mitte jooksid eemale sellest, mitte peitsid sellest. Ja me peame aru saama, et see pilt lõpuajast on natukene teine kui see, mis on maalitud meile ette. Aga kes see eklesia jälle oli? Nad olid Kreeka linnriikide ajal need, kes otsustasid, kui Ants ja Jaak ei tee oma tööd siin, kaua me anname neile hoiatuse? 2 hoiatust juba andnud, kas me laseme 3? Kui on juba küll ja aitab, Jaak ja Ants lähevad minema, tulevad Rita ja Peep tuleb kohale. Ma räägin lihtsalt nagu jutumärkides Eesti nimedega siin praegu. Aga see oli nende tööülesanne. Kas me läheme sõtta, kas me ei lähe sõtta, mis meie eelarve on selleks, So, kui Jeesus valis sellise nime, inimesed oleks mõeldud, et wow, oleks see synagoogi kasutanud või mingisugune tuttav nimi, et me oleme selline kena kogu siin, et me laulame kumbaya ümber lõkketule, et lihtsalt tored kristlased ja nagu, et läheks kõigile peale ja nagu kes ei pane halvaks, kui me oleme seal nagu vahukommidega ümber nagu lõkketule ja laulame kristlikke laule ja kuidagi. Vaata, see on huvitav asi. Kogudus on pere ja me peaksime selliseid asju tegema, peaksime mõnulema üksteisega lihtsalt hästi palju igasugustest asjadest. Aga ma toon ühe teise aspekti välja, mitte et asendada. Ma ei tee nalja sellest, et me peame istuda lõkketule ümber. Ma ei tee nalja sellest, et me peame istuda ja hubases olukorras lihtsalt olla koos ja teenida üksteist. See peab kõik aset leidma. Nad palusid, Apostlite 2, nad olid apostlite õpetusest, nad sõid ja koos nagu usinasti olid osaduses koos. See oli, mis nad tegid. See leiva murdmine ei olnud lihtsalt see armulaud, see oli kogu see söömine. See on nagu püha talitus iseenesest ka. Mitte väärne, aga see on üks väga tähtis asi, osadus. Nüüd, aga mis on huvitav siin on, et mitte et asendada see osadus, aga Jumal toob see eklesia külg esile. Sest et me oleme küll nagu üks maja ja pere nagu oikos kreeka keeles, aga me oleme ka eklesia, me oleme ka see valitsev kogu. Ja keegi ütleb, et kreeka keeles ma ei tea, kõike ei tahagi teada ja sul ei ole ka vaja teada. Sa ei pea kreeka keelt õppima. Paulus ei öelnud, et kuule, mine õpi algkeeli. Ja keegi ei öelnud nii. Sul ei ole vaja seda, sest et kontekst toob selle asja välja. Ja vaata, mis ütleb siin. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis iganes saa maa peal seod, see on taevas seotud, mis saa maa peal lahti päästet, see on taevas lahti päästetud. Ja vaata, sellest me näeme, et see eklesia tegevus, see on haagitud palvega, see on haagitud meelevallaga ja see on haagitud sellega, et meie viime selle mängu värava või vaenlase värava äärde. See sõda on vaenlase värava juures. Me ei ole tagajalgedel nagu äärmuslikul kaitseasendis. Ei, me viime selle asja nii nagu see taigen, see lihtsalt läheb ja läheb ja läheb. Miski ei suuda seda takistada. Miski ei suuda seda Jumala riigi nagu see levimes, sellega lõppugi pole, nagu Jesaja ütleb. Ja siin me näeme ka, et põrgu väravad ise, olles frustreeritud, olles paanikas, olles mis tahes, nad on armetud seisma selle vastu ja see asend on primaarne, et selle peale me peame seisma ja edasi minema. So, kui me vaatame nüüd Eestit, wow, me oleme nagu toonud ühte teist asja esile, aga sa pead teadma, et Jumalal on üks kutse sellel riigil ja Jumal tahab selle läbi viia. See, mis on toimunud senini, on kõik oluline, sest et kõik see infrastruktuur, mis on vaimselt olemas selles riigis, mis on ammugi aastadekaadide kaudu siia paika pandud, see on tähtis. Aga Jumal tahab, et see töö läheb edasi. Ära usu unenägusid või visiooni, et seal tuleb mingi karu idas või mis iganes niiviisi. Oht ei ole idas, see oht on mujalt ja meie peame tegema Jumala tahet ja koos Jumalaga me marssime, me tõuseme ja teeme Jumala tahet. Jumal õnnistagu teid rikkalikult.